tere õhtust, kallid vaatajad, ilus neljapäeva õhtu. Siin oleme kogunenud Maarjamaa kodustaadionile, siin ilusal Pirita mere ääres, kus koduklubi Soccernet võõrustab 4. liiga põhjatsoonis teises voorus Tallinna Wolvesi. Ja minuga on siin kaasas kaaskommentaator Gert Nõgu, mina olen muidugi Meelis. Aga Gert, räägi mulle, mis sa ootad mängust ja mis kingituse sul meile kallistele pealtvaatajatele ka on? No tere õhtus ka minu poolt. Meeliv on siin näha üle pika aja. Oleme siin puldis, vinge värgib meil siin. Teisipäeval nägid? Jah. Mis ma ootan mängult? Põnevust, väravaid, põnevust. Kindlasti, et ma tean, et Meelis ütleb vaata, et ma pean neutraalne olema. Et ma ei saa enda omada. No ma olen ise siis vastaspoolt. Ole siis sina vastaspoolt. Vali ise endale üks välja, ma võtan teise. Okei, et muidugi tahaks, et meie võidaksime, aga anname endast parima ja vaatame, mis siit tulla saab täna. Täna tuleb meil väga kõva live jällegi selle poolt, et meil on ju tuld appi keegi muu kui siin võiks nii palju nimesi öelda, tead see. Ega siin Maarjamäel ei teatagi temast, ta on rohkem selline keskline murle. Ise elab tegelikult siin samas suhteliselt. Aga ei, keegi muu kui OMF filmistuudio, ehk siis Martin Grand ja tema vinge buss ja värgid, juhtmed ja kõik on kohale toodud. Et panna see vägev live üles, et teil, kallis publik, oleks vähe huvitav vaadata. Et oli... nüüd meil on 2 kaamerat täna, meid on lihtsalt nalja tegema siia, tegelikult ma panen 3. varsti, aga meie live natukene oli nulisemist, et ma tegin telefoniga, et ei ole see kvaliteet teab mis ja siis mul oli kiire kõne, tšing ja Grande ütles, et no teeme ära. Ja meil on see nädal tihe töönädal, ma olen kuulnud, vaatasin graafikut, täna siin, homme seal, laupäeval on meil esinduse mäng, siis Põmmaki Märjamaa poole, kus on Märjamaa kompani mäng. Järgmine nädal on Bundesliga juba meil, eks sealt, ma ei tea, vaatame, mis edasi tuleb. Aga mehel on üles rivistamas, paremal Wolves, vasakul Soccernet. Hoitakse 2+2 meetrit. Ma tõmban kaadri vähe kaugemale, sest muidu ei mahu mehed peale, vaata. Kas sa oled kaameramees täna või? Ei ole, ma korra proovin. See on uhke värk, tead. See ei ole mingisugune Samsungi või Sony siin, tead. Ma kuulsin seda kaamera summat, ma pidin laskma täis. Ei saa. Vaatajatele nii palju, et meie isiklikult ei näe Facebooki laivi, me ei näe kommentaare, kui juhuslikult telefonid see, mis me saame telefonist vaata, aga kas sa räägid kohe mänguloosiga ära või? Ei, ma küsisin sinu käest enne, mis kingitused sul pealtvaatajatele on? Nagu ikka teeme siis mänguloosi täna, nagu eelmised mängud ja mänguloosiksi või auhinnaks on siis legendaarseks saanud meie võitmoid, ma näitan siia kaamerasse kiirelt seda niimoodi, veits on udune et siuke puidust võitmoid ja tehtud Vormsil Hardi Ilvese poolt Herard OÜ käsi töötab nii ja ei mitte midagi keerulist. Enne poole lõppu peab ära mainima, kommentaaridesse kirjutama, mis skooriga tänane mäng lõpeb. Kes peab täppi, selle omaks saab auhind. Kui on mitu ühesugust vastajat, siis ma mõtlen edasi veel. Nii, poolte vahetus, ma jooksin korraks ära, räägisin edasi. Nüüd tuli just kiuste tuli meil üks pilveke siia, siis natuke pilt võib-olla natuke tume, aga küll see päike välja tuleb, sest täna on ju suurepärane suvele omane ilmakene. Gert tuleb, loeb siin üles koosseisud ka. Ennem käis teil siin täitsa eest läbi see koosseisud. Aga väike ringikene veel enne kõvad lahingud teine voor. Esimesest voorust on 3-1 võit Rumoori üle käes kodumänguga. Siia tuleks kindlasti järgmisele 3 järgi, sest et olgeme ausad, ega siin lootust on. Gert tuleb, loeb teile siin koosseisud ka veel. Võib-olla ma ei oska hääldada siin kõiki nimesi, seda ei tea. Kodupublikut on siin, pole.
teades tänapäeva reegleid, seal tagasäästusektoris võib-olla paar tükki on veel jalgratastega mööda sõitnud, vaatad ohohoo, mis siin toimub. Ja Sokernet lükkab palli käima. Gerdil läheb veel siin 15 sekundit aega ja tuleb ja vuristab ette selle koosseisu. Nagu kuuled, olen võhmal juba. Käisin, panin kaamera paika siin. Aga koosseis jäi meil rääkimata. Tallinna Pulsi oma vastaste omadest, ma ei tea midagi. Aga nii, pikk pall. Alustame siis värava vahist, et Roomi Puussepp on meil väravas. Edasi Daniel Lumiste keskkaitse koos Marko Kabeliga, kes on Äksist tulnud. Äärtel Karl Kivisto, teisel äärel Neil Kaskmaa. Poolikus on meil Rahnel ja Marvin Pärnu Vaprusest tulnud. Keskel Gutman, Karl, Eerik ja ees Steven Ilves. Ja Paanet ütsida. Paane muidugi. See oli praegu lubamatu viga. Absoluutselt. Pane see asi kinni, ära läheb minemused. See põhimõtteliselt pillid kotti panna ja ära minna, kui sa juba siukse asja ära unustad, et vanameister Paane on ka veel väljakul. Absoluutselt. Minu vabandused, suured vabandused, aga jah. Ja juba tuleb läbi sööt ilus. Ilves seal üritab parem alaga keskele lükata. Vastaste ära püüab palli kinni. Ja pikaga ette kohe. Lööb ilusti üle poole väljaku. Polnud mingit probleemi. Et siis vahepeal kordan üle meie loosimängu asja, et loosimäng toimub täna. Meie legendaarne võtmehoidja, mida ma ei saa siin näidata hetkel, aga eks ilmselt paljud teavad. Et võita seda, kirjuta kommentaaridesse. Ja Kabel lükkab enda värava poole ja väga napilt läheb see mööda praegu. Praegu oli õnne, et see ei maandunud oma värava postide vahel. Ja paneme siin kaamera ka paika, me saame zoomida seekord, nii vinge. Et võita seda loosimängu auhinda, kommentaaridesse kirjutage, et teie arvates, mis skooriga lõpeb tänane mäng. Kuni poolaani on aega kirjutada ja kui osutud ainsaks vastajaks, siis on sinu oma. Ja ohtlik rikošett tuleb siit olukorrast praegu, aga Romi püüab selle palli ilusti kinni, et näitas, et närvi on poisil ja kinnastas seda tatti ka veel, et mis palli kinni võtaks. Mängib ilusti äärele. Daniel, Kabel. Üks Kivistutest. Kabel jälle palliga. Isegi tea, kumb vanem, kumb noorem Kivist on, kas Karl või Mattias. Et Mattias täna ei ole, on Karl. Tuli näitama tegusi. Kuigi me teame, et Karl ja Mats mängivad väga hästi omavahel kokku. Suvi natukene niimoodi. Mis sina tänasest mängust loodad? Rohkelt väravaid, ma ütlen sulle ausalt. Kes võitma peaks siis? See, kes rohkem väravaid lööb. Õige. Ma ei hakka siin ennetama, mul on see karmalaksud on nii suured, et las nad jäävad. Ma soovin ühte, siis tuleb see Murphy seadus ja tuleb teine ja las ta jääb. Mäng on pikalt on vastaste poole peale, või ta meie poole peale, et mis toimub? Ei saa kuidagi palli sealt üles toodud, et nüüd pikaga otsime, aga Ilves seal põhimõtteliselt koha peal oleva palli peab lihtsalt kinni võtma ja muidugi ma jälgin kogu mängu siit väikse ekraani pealt, et ma ei tea, kui hea see videopildis on, kas ta on liiga tume või liiga hele. Ja nüüd ilusti leiab praegu äärele, paremale äärele siin Rahnel jookseb, võtab kiirus üles, teeb väikse konksu ka kas ja proovis leida sööduga. Ja nüüd ja hopsti viga. Ja muidugi ma ei kuulnud, mis mulle vahepeal öeldi siin. Ma vajutasin nuppu lihtsalt. Ja nüüd lähevad karistuslööki lööma. Palli taga on Gutman muidugi. Gutman jah, eelmises mängust tuli tal 6. minutil vist oli avavärav. Daniel ka on palli taga. Danielil on purakat, aga Gutman oleks niisugune keerutav. Aga Gutman läheb palli juurest minema. Vaatame, mis saab. Eelmine mäng jah, umbes sama koha pealt paremal alla nurka lajatas Gutman. Kas nüüd tahab taha risti või? Neil on siin äärel vaba veel. Ja müüri.
see pall läheb müüri, Neil otsib ilusti tagant läbi veel. Päris jahedaks läheb, kui on... Tea, ma pean ka ütlema, et jahedaks läheb siin. Ennem oli jõle hea suveilm, võta või torso paljaks. Ja nii kui laivi läksime, tõmbas kohe jahedaks ära. Aga see pillu siin selja taga, see ei heiduta meid. Ei heiduta, meid selg karvane. Kui oli pooneid võiks tõmmata. Äkki palliplatsil olev elektri, kuidas ma ütlen, saun, mis sealt tulema täna tuleb, siis äkki see annab ka meile natukene sooja. Neil. Ja praegu. Mis teeb seal? Vahetatakse, proovis vahetada äärt, aga nii siukene jube eksimine, et see tuleb ohtlik olukord. Gutmann. Ja leiab ilusti praegu, kas jõuab kiirusega. Ja praegu otsib ilusti läbi sööduga. Ei jõua. Ja vastasta lahti löök. Jah, kui nii võib öelda. Need, kes meil siin mängu vaatavad laivis, et võite kommenteerida, kuidas on kvaliteet, mida võiks teistmoodi teha, midagi kommenteerige olukorda, joonistage, saatke pilte meile, küsige küsimusi, siis meil kaasoperaator puldis annab teada, kui midagi küsitakse. Ja nägid, mis panel taheti teha praegu? Jalaga vastu Lusta. Rääkides sellest, kus meile kogu aeg tagasisidet antakse, siis äkki hooaja lõpu viimases mängus on meil hoopis 26 kaamerat ja põhimõtteliselt meistriliiga finaal, siit me tuleme. Absoluutselt. Midagi pole teha. Täna Maadjamäe, homme Watford või see, mis ta on see, ma ei tea neid väljaku nimesi, kus see Liverpool mängib seal. Ja nüüd läheb ja kaitsed siis suudavad läbi oma värava või selle asja ära klaarida, et midagi väga ohtlikku siit olukorrast tuld, kabel peaaegu ilusti selle asja oma poole pealt maha võtab. Ja eelmisest aastast meil siis Sokkernetiga kohtusime 4 korda liigas, 2 võitu, 2 kaotust. Oli, ma mäletan midagi sellist, nagu Meelis ütles, et võit, kaotus, kui ma nüüd õigesti mäletan, nii kas läheb Rabule? Läheb. Ja väga hea pall Rabule, ja läheb löögile kohe ja väravat saab oma esipost oli kaitstud ja... Hästi, Rabu! Ma pean selle karjama, ma ei tohi siit enam karjida. Sest eelmine mäng ma panin vaata tuima, mind üldse ei kottinud. Aga praegu on olukord keeruline. Nii, paneme siit paika. Ja mängu esimene nurgalöök on meie oma. Mis meil siin on? Martin Grandsaar on meile siin mentioned in Instagram. Visake meile like Instagramis ja olete vinges. Ja Gutmann läheb esimest korda siis tänast nurgalööki lööma, mis nad siit välja võluvad. Ja praegu seal ja oi, seal ikka ja käemäng oli. Käsi. Ei, aga täitsa viisakas pall. Edaspidi sooviks saada selle kaamera ekraani peale siia ka Facebooki. Saatsin nõudmised edasi. Raun tegin nalja. Et kaamera ekraan, mis mul siin on, kus ma vaatan mängu, siia tuleks Facebook Live'i näeksin sealt. Ja esiteks siin võiks olla mingi 55 tolline ekraan. Ma tahaks saada suurt. Ma ei näe, me oleme nii vanad juba, et me ei näe nii väikest asja. Ja Rabu läheb, võtab kiirusega ette. No on näha, et 3 korda see kaitsemängija veel suudab jõuab Rabuga järgi joosta 4. korraga, läheb Rabu eest ära ka. Ja ilusti tagant läbi rahulikult. Rabu. Daniel. Laasmaa. Ja tera pall läheb väravalle ja väravast võtab selle palli praegu. Ma tahaks karjuda siit. Vahelt ära. Kui Karl seda pärast järgi vaatab, siis ütlen, hea pall. Jälle pikaga, kole kõrgeks jäävad need käest lahti löögid, et need kaitsete mängijate jaoks on see väga ajaliselt on siin ikka aega reageerida sellele. Ja. Kivisto, Paane, Kivisto, Gutmann, Paane, Gutmann ja siukene sööt käib ja pikki äärt annab seal.
ja nüüd üritab siin Ilvesele mängida selle kaitseliini ja väravai vahel, aga natukene jääb nõrgaks see olukord. Ja Sokernet saab siin oma näiliselt asja kontrolli alla, aga samas ei pea. Mul tuli meelde, et pidin saatma tervitused Gutmanni vanaemale, kes jälgib mängu minu info järgi Rootsist. Rootsist jälgib seda mängu ja ka Danieli siis perekond, kes elab siis Norras, jälgivad seda mängu. Tervitused teile sinna Rootsi ja Norra. Ja praegu Romi tuleb ilusti pea akrobatiga. Nüüd on väravast väljas. Kas Sokernet suudab selle olukorra ära kasutada? Ei. Ja Rahnel täitsa üksinda saab selle palli üles tuua nüüd vaikselt. Proovib kiiruse peale võtta, läbi joosta, aga ei tule siin praegu number 17 saab oma pikad jalad vahele. Ja praegu proovitakse ilusti, otsitakse ja ei ole suluseisu. Me saad aru, ja ikka on, teine mees on. Aga samas me jäime jälle hääletama. Hääletama jäime, mis on nagu väga inetu. Olen nagu päris palju öelnud, et kui on sulg, tõsta käsi ja jookse edasi. Aga nii ongi. Ära tõsta, et jookse ikka kaasa, et küll koht, kui ta näeb, siis ta näeb, kui ta ei näe, siis ei näe, ongi lihtne. Olen suga täiesti nõus. Jah. Kuuldavasti siis oleme siin Maarjamäe staadionil, et kunagi oli siis sinu kodumeeskonna väljak. No. Oled siin palju ka löönud, väravaid oled siin platsi peal? Midagi, aga 16 minutit olen mänginud hooaja peal. See oli värvikas aeg. Ja, mina olen... Karvad kasvasid alles. Ma ei tea, mitu minutit ma siin mängin. Ma olen ühe mängu teinud siin. Ma arvan, ma olin Varus, mängisin su ema kargobussi eest. Minu ema? Ei. Mis asja? Sinu ema. Ei, minu ema? Jah. See meeskond, su ema? Jah, su ema meeskonna eest. Ja mäletan seda väga hästi sellepärast, et ma lõin tühja väravasse peaga üle. Ja Kivisto lööb selle palli üldse Narva. Näitame siis ka teile seda vinget platsi siin. Reglement ütleb, et 3 palli peaks olema. Mina näen 1. Kui vinge väljak siin on ja lähme tagasi mängu. Aga jah, ma lõin täpselt samasse väravasse, et seal lõin tühja väravasse peaga üle lihtsalt. Ja see ma arvan, see eluks ajaks mulle meelde. Ja nüüd hakkavad Sokernet otsib. Ei jõua. Ja üritasid seina mängida, aga läheb pall auti. Väga lihtne palli loovutus huntidele. Daniel. Meil on mingi värav ja puu siin ees, mis nagu kõvasti häirib. Ja Rahneliga rahulikult otsivad seda oma võimalust. Neil. Ja nüüd praegu jäi sööt vähe pehmeks, kaitsemängija lõikas selle palli vahelt ära, nii et ja kohe oli niisugune taktikaline viga takka, niisugune väike varba peale astumine. Neili poolt. Juhtmat ja pandud, jälle see Martin Grand ehitab siin. Aga ei ole midagi. Sokernet jälle nüüd võtab selle palli käima, aga väga kõrgelt võtame. Selles mõttes nagu kohe nad vastu, et ei lase neil. Lase enda poole peal kõigutavad, aga või siis ei. Ja sunnime neid niisuguse pikema palliga otsima, mitte niisugust väga lühikest ja professionaalset söötu tegema. Aga võidavad Audi endale sealt, no ütleme. No me ei näe. Heal päeval siin viskad Audi lahti üle puusa taha ristnurka, pole mingi probleem. Aga praegu ma ei näe siin... Meil on üks mäng veel siin platsil Maarja Migiliiguriga, siis me võtame sae kaasa ja me lõikame selle puu siit minema. Mingi glükk oli vahepeal, ma kuulsin. Ja praegu mängid väga tagant läbi selle palli. Lausa nii väravale, väga sügavale. Muide teen ka väikse reklaamitunni siia, et kui on veel meeskondi, kes soovivad niisugust laivi saada ja no oota, vaatame selle. Ilves. Ja mängib ilusti praegu keskele, seal tuleb tagant ja Gutmann läheb löögile ja väravale otse liiga keskele, et see läks kahjuks nüüd. Et kes soovib ka niisugust laivi saada kaameraga ja Facebook live ja siin kommenteerime, et võtke ühendust, tuleme, teeme ära ja kõik on väga hästi. Just reklaam on see ükstele madalamatel liigadele, kes nagu tegelikult ei saa nii palju seda nii-öelda meedia tähelepanu, mida võiks nagu tegelikult olla ka... Et tuleme meie appi.
tuleb meie appi koos härra Grandiga siin. Grandiga on juba lepingud laua peale pandud, üleminek on tehtud. Ja läbisööt tuleb siit praegu number 17-le, kahjuks nime jään võlgu, aga 17 oli ta. Söötis 18-le, kas nüüd tuleb 19 ja 20 ja 21? Aga ei. Kuidas sa ei tea Sokkente mängijaid, ise oled enne fänn? See on nagu Brandon Baimal, kes on Narva Transi fänn. Neil on uuenduskuur ja kahjuks kõik ei tea ja praegu Ilves võtab seal lihtsalt jõuga proovib läbi minna. Sokernet nüüd saab selle palli siin keskväljal kätte, üritavad siin nüüd hakata vaikselt oma esimest pealelööki otsima, aga seda ei hundid ei arva. Läbi söödule sükene natukene. Steven oleks jõudnud siin. Eks ta ikka oleks, jah. Noh. Ja siis nüüd Sokernet uuesti. Ja praegu eksivad Sokernetit ka väga lihtsalt, annavad pallid ära. Kunagi oli mäng. Ja oi, kui Frilligaansed paneb praegu siin Kivisto selle palli ilusti teise jala tagant. Kabel mängib seal väga targalt, väga tasavägiselt ja vaikselt otsides oma võimalust, mitte kiirustades, vaid oodates ja küpselt mängitakse praegu Vulsi koha pealt. Jah. Ja praegu lasi ilusti läbi selle palli, otsest puudet ei teinud, lasi läbi Gutmanile. Leiab läbi sööduga, kas ja kuidagi aeglaselt võtavad neid otsuseid vastu praegu. Nagu ei olnud kindel endas, vaata, et kuidas minna. Ei no, kuidagi väga ja Paanest põrkab üle Paane. Arvestab valesti natuke seda pallipõrget. Kindlasti on siin meil nüüd inimesi vahepeal tekkinud küsijad, et miks me nüüd siin niisugust laivi teeme vähem moodsamalt. Et kes tahab näha, kuidas me teeme, siis vaadake me Instagram story't. Seal on pillid ilusti olemas. Miks? Sest tahame tuua ka madalamad liigasi, 4. liigat, äkki ka 3. rohkem esile. Ja kas nüüd tuleb läbisööt? Ja ei oleks praegu siit tulnud läbisöötaks väga ohtlik olnud. Nii, räägi edasi. Tahame rohkem esile tuua ja miks mitte niisugust videopilti ja helipilti tuua rahvani. Eriti kui praegu vaata publikut ei saa tulla. Et publikut ei ole siin, 2 inimest ikka istub. Et miks mitte teha? Äkki tulevikus ka tuleb ERR kohale ja oma putkaga, võib-olla 17 korda suurem putka kui see OMF, aga ega nende aga mul siin rääkisid kunagi Ott Reinumäe, tervitades töökaaslane mul Ott Reinumäe, vanakoondisele Florakas, rääkis, et rääkis, et vanasti näiteks, kui tema veel mängis, siis ei tehtud isegi meistriliigast ülekandeid. Aga ainult 3. liigas? Ei, aga oligi ainult ETV spordi peal näitas väikesid lõigukesi väravatest, aga ülekandeid ei tehtud. Nii kaugemale me jõudnud oma nutituleviku. Absoluutselt. Eelmised mängud ju mina tegin ju laivi oma telefoniga, 4G ja läks ja. Aga mul oli statiiv, telefoni hoidja, telefon peale ja olin maja katusel ja teeme. Aga siit vahepeal on Sokernet muranud siis karistlöögi välja, tehti veapoiss neile. Kahjuks me lööjat ei saa näidata, sest siin on kasvab ilus. Ma ütlen ära, võtame sae kaasa, lõikame selle kõik siin maha. Ja tuleb pall ja Romi korra natukene pupterdab, aga ei ole hullu. Aga leidis pall käte vahel selle positsiooni, et mitte maha ja Rabu ilusti küsis. Saab hoopis Karl Eerik. Ja praegu. Oi, ma leitan jumala mööda vahepeal. Ma vahepeal jään mängu laivis vaatamis, ma vaatan siit pilli pealt. Ja jäetakse Neelile see out. Neelil on hea käsi. Ta enne Vulsi tulekut mõtles, et mängib korvpalli Kalevis, aga ta on Flora kasvanik. Siin ära ütle midagi. Mind kasvatas mu ema näiteks. Tervitused Neili emale, kes on minu lapse lasteaiakasvataja. Meil on perefirma. Ja Sokernet saab nüüd selle Audi endale, kuna visati vastu Paane pead põhimõtteliselt see asi ja nüüd Rabu läheb. Ja ilusti jalge vahelt läbi sööduga otsid. Ja praegu siin natuke kasutas võib-olla käsi Ilves, aga ja kaitse püsib jalgel, aga päris 90 minutit ta seda vaevalt suudab enam. Jah, aga samas noor poiss kunagi ei tea.
kaitsemängija. Ma ei tea, kui noor ta võib seal olla. Ma mõtlesin, Stevenist räägib. Mõtle, ma jälgin siia, sa jälgid sinna. Aga kõrvadega kuulad ju, ega sa silmadega ei kuula. Ma kuulan ainult oma ema. See on õige. Pilv läheb aina poiss, kus siit suuremaks. Ja Ilves saab selle palli maha, kas võtab nüüd, ei saanud kuidagi kiirust üles. Aga võtame siit korraks laiaks jälle, nagu moodsad telekanalid teevad ja zoomime sisse kohe tagasi. Oletegi, et meil on mitu kaamerat, et mitmes nurgas see on. Abel otsib keskele ilusti. Paane käes. Vanameister. Eelmine mäng sai vastu hambaid. Kabel. Üks pani küüanukki talle siukse puraka. Äärevahetus siia Rahnelile, kas neil tuleb Rahnelile appi siin? Ja praegu ja Gutmanile ja suluseis. Suluseisus oli Gutman selle peasõidu ajal. Ta on ausalt käed hakkab tunnetama. Padasku. Ma liigutan niimoodi. Lipu vardasse. Ja jälle oleme siin leidnud olukorras, kus Sokkerneti väravat saab jälle selle palli maast kaugustesse saata. Eks vaatame, kui kaugele see pall nüüd lendab. Ja ja ei läks peaaegu üle poole, aga ja jälle Kabel puhtaks. Eesti noorte koondislane mänginud seal. Praegu Rahnel tõmmati praegu siukse kohviga. Lahe kohvile, aga kas... Ei, ära anna. Ja viga jälle, sama koha pealt. Kas nüüd enam Gutman ei anna seda Danielile ja proovib ise? Ma ei tea. Karl poiss hakkab proovima oma vasakut jalga. Vasak jalg on, see on vasakala kohta, aga on hea jalg ka. Ja või siis on see koht, et Gutmani limiit on selleks aastaks täis. Ka võimalik. Sest tegelikult, kui vaadates seda kordust selles säraval, siis ma arvan, et Pareiko oleks ka selle ilma käteta ära võtnud näiteks. See oli suht keskele ja siukene... Vaatame, mis meil siit tuleb. Aga nüüd tuleb, vaatame nüüd, kui purakas. Kui saaks müüristki üle, oleks hea. Ja jälle müüri, teine kord müüri ja neil proovib siin üle puusa praegu puraki ja... Kellele? Sinna vabasse tsooni, aga poolt seal mitte kedagi. Vahepeal jälle mainin ära, et meil on ka loosimäng käimas. Pange kommentaaridesse kirja, mis seisuga tänane mäng lõpeb. Poolajani on aega teil vastata. Pärast viskan pilgu peale, kes kuidagi vastas ja vaatame, kes võitis. Kui on mitu sama vastusega vastajat, võidu oma puhul siis ma mõtlen midagi välja, et eelmises mängus ka meil Heindri ja Reigo või üks tüüp vastasid samamoodi. Saate oma auhinnad kätte, aga ma veel mõtlen, kuidas või mis. Et jah, kes küsib, et mis auhinnaks on, siis on, ma näitan varsti, ma praegu ei saa, praegu on siuke intensiivne olukord. Nii ma võin näidata, et siuke auhind on, see on puidust tehtud siuke võtmoidja uusi logoga, et see on võimalik võita. Ja, et siuksed püsikliendilised vaatajad, need juba teavad, et... Ja, muidugi. Ja nüüd otsib Ravutsin ja kas tuleb terav sööd? Kuidagi jalad tõmbas sõlme või niisugune... Kuidagi tõmbas jah, kuidagi Tuul oli vist. Oleks võinud ju esimesega proovida, aga lasi kuidagi jalge vahelt läbi seal asjad. Ja olukord oli kohe läinud selleks olukorras. Seal kohast on löönud küll meile. Ja kas tuleb pikk kasti. Ja nüüd põrkab seal väga ohtlikult Ilvesel jala peale ja touchdown on tehtud. No see läks küll nüüd Viimsi poole minema. See jah, Viimsi vahetas asukohta ja läks Viimsi sealpool ju. Seal? Seal? No võib-olla on asukohta muutud, ma ei tea. Jah, siin moodsad ajad kunagi ei tea, vaata ju. Ratastel Viimsi. Ja neil saab selle palli kas nüüd hops džipiga siin üle kaitseliini. Jälle see kaitsemängija laseb põrkes, seda nagu ei usalda nii väga seda esimest puudet. Pall audis jälle ja neil saab jälle proovida seda. Proovida jälle. Tagasi Danielile. Annad linna aga maha üle puusa otsest. Kohe peale lajatada. Marvin. Ja Ilvesele. Kas nüüd? Ja kas nüüd on sees või? Ja ongi! Milline
väikene puterdus selle väravahi poolt praegu. Steven Ilves. Nii, Steven Ilves. 1-0. Teist mängu järjest skoorib. Ja. Siin selles olukorras praegu väravat aitas väga hästi kaasa, et kuidagi käed jäid pehmeks ja siis puterdas ikka päris korralikult, aga mul sellises sobib ja seis on 1-0. Mängitud on pool tundi. Vaatame, mis tõesti, ega mäng on veel pikk, meil on ju palju mängida veel, et kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Aga mängime külma närviga ja proovime ära maad lüüa ja ei ole midagi, hooaeg alles alganud ja lubati ju Jalgpalliliidu poolt, et mängime terve hooaja, täishooaja siis ütleme nii. Et jah, vahepeal küsin selle tehnika mehelt meil, et kas peaks heledamaks või tumedamaks pilti panema. Ma lihtsalt vajutasin nuppu. Oota, ma vajutan veel. Nii. Ütle, kui aitab. Jah, meil on külalisoperaator on ka, Martin Grand istub oma bussis, kes hoiab silma peal meie tegemistel, et me siin lolli hakkaks panema. Ja teeb põhimõtteliselt temast sõltub ikkagi, et heli ja pilt tuleks teieni, meie kallid sõbrad. Ja nii lihtne see ongi. Mina siin õpin praegu operaatori ametit ja mölisen, tähendab kommenteerin mängu vahepeal ja... Ega sa väga mööda ei öelnud praegu? Olen aus, ei öelnud. Kaua ma pean siin paremale vasakule siin keerama, mingi teisele äärele. Ja nüüd Ilves võidab seal palli, kas näeb rabuga? Ei. Ja Paane saab keskelt. Proovib otsida Kultmani. Aga takerdus see sööt vastaste värava. Ei, jalgades. Ja praegu Kabel seal murrab jõuga praegu. No, Kabel on suur poiss ka ja läbi sööt proovib anda, aga siin... Ja nüüd kähku oma positsioonile tagasi, sest seal on auk, kus Okernet selle ära kasutab, siis on küll jama. Aga Neel puhastab selle asja ära. Päris tuuline. On tõesti, vaadates neid pilli, mis sealt tulevad, siis jookseb poodi. Minu arust, et pilv on siin seisab. Avad selle pilve taga, seal on ilus. Vahepeal Martin Grand võib panna sinna Facebooki kommentaari kirja, et seis on 1-0 Kuusile. Kuna mina seda teha ei saa, et siin kindlasti osad küsivad praegu kommentaaris, mis seis on. Ma ei saa öelda, ma saan öelda, aga ma ei näe, kas keegi küsib. Järgmiseks korraks on meil ka reaalaeg ja skooriga. See tuleb teate nüüd. Et kõike korraga ei saa. Jah, järgmelt pole lihtsalt heli. Skoor on, aga heli ei ole. Ega me kõike ka kohe välja anname, me teeme sammu haaval. Anname täna seda. Täpselt, et just kord on heli, skoor, aga pilti ei ole. Vot, see on mängu elamus. Nagu raadiot kuulaks, tead. Jah. Ja praegu laseme põrkesse seal Kabelile, käed olid kergelt õlgade peal. Puhastab. Sa oled meil võlgu pingirahva, kes meil seal on. Kas mina neile võlgu? Vaatajatele olete võlgu? On tõsi, meil on praegu keeruline. Pingil peaks, ma üritan nüüd peas panna, aga muidugi ma ei mäleta. Ja oi, kus nüüd võtab selle ette praegu ja kas tuleb teravsõtt ja Rahnel ei taba seda palli kõige paremini ja ise võtab ka peas kinni, saab väga hästi aru, mis olukord see praegu oli, et selle oleks pidanud ära lööma. Siuksed asju tabab trennis 10-10, täna oli siis see päev, kus 11 läks mööda. Sokernet jälle siin proovib kuidagi väiksegi teha, aga samas Vulsi press on nii hea, et oleme vaeva näinud, ütleme nii. Muidugi arenguruumi on kõvasti, aga ennast kiitmast ma ei väsi, eks? Kui väsin, siis puhkan ja kiiden edasi. Jah. Algkoosseis, vaatame selle lõpuni, mis sealt tuleb neil. Ja tuleb. Mis meil on, nurgalõik või? Mingi kokkupõrge on seal. Keegi meie omadest on maha võetud, ma olen puude vahelt. Neil on sellist. Algkoosseisu ma ennem ütlesin juba. Varumeeste pink on ütleme algusest, et meil on siis täna pingil Andres Vaunap,
Heiki Urmas Podnek, Heindi Silvere, Vilmar Uljas, Robert Kruda, Kristen Tšinakov ja Tamriko Õkva. Siuke on meie tänane pink. Ja kas kisatakse lööga, poiss ei lähe ise löögile. Nüüd äkki. Ei. Kuigi teisipäeval trennis Marvin pani päris häid lööke. Et huvitavad täna. Jah, Tallinna Vulls läks juhtima siin nii 5 midagi minutit tagasi. Steven Ilves lõi. Muidugi ma ei mäleta, see oli mingi Sinka-Vonkat seal väraval, et ma ei tea, kelle sööt see oli muidugi. Et jääme praegu vastus võlgu, jah. Need, kes jõudsid jälgida näiteks telepildis siin, et kirjutage kommentaaris, kes andis söödu, et oleks ka teistel hea teada. Nii, aga nüüd lihtsalt nagu niisugune profi, lihtsalt küsimus sulle. Ja. Et sina võib-olla tead seda siseasja paremini, et olen kuulnud, jah. Et mind pani imestama see, et on Heiki on täna pingile potsatanud, kuigi on tegi eelmise partii väga hästi ja... Tegi, olen nõus. Tead, isegi ei oska öelda, miks see oli niimoodi. Lihtsalt, vale sööt. Oleks ju jala. Sai lihtsalt seekord niimoodi otsustatud. Oli mingid arutelud, küsimused, miks nii, proovime seekord niimoodi. Ja praegu toidab. Mitte, et Heiki mingi jamanes. Heiki on, mis ta meil siin on, 4 aastat äkki mänginud. Iga aastaga aina paremaks. Ja ta on väga hästi käitunud palliplatsil. Head söödud. Pani meil ju, Kristiine suhtlusmäng oli, kui pani... Mis asja? Mis ma ujun? Ma vaatan mängusid. Vabandust, külalised. Ma lihtsalt jäin rääkima. Ei, Heiki on väga tubli olnud ja pole midagi öelda. Lihtsalt seekord otsustati niimoodi, et alustab neil. Ja nii lihtne see ongi. Ma andsin sulle 3 minutit selle rääkimiseks, sa räägid siin 5 minutit. Ma võtsin 5. Sa võtsid 5. Ma läksin all in. Ja praegu siin kennasti kaitsest rahulikult tulevad seal jäärted. Ja otsib pikaga Ilvesele sinna liinide taha. Ilvesel mahti on joosta. Ja saab sealt kätt selle palli, rabu on ka... Ja kuidagi õnnega pooleks jääb talle see jala külge kinni veel. Kas tuleb sööt ka siia Gutmanile? Ei, läheb löögile. Ja jälle rikošetist ja väga napilt mööda. See oli väga ohtlik rikošett. Ja oli. Paanasid kaameraga paika. Ohoho, kuivab. Tõsi, olen nõus. Raideris oli kirjas. Ma nägin, et meil on üks... ma näitan vahepeal niimoodi. Näita fänne natuke. Näitan fänne, meil on ka fännid tulnud kohale. Nii kaua, kui siin see olukord... Kes meil on seal? Edvin, Margo, meie siis toetaja. Fännisektori esimees. Fännisektori esimees. Siis paremalt teine on meie toetaja. Ja paremal peaks olema Raimo Nõu või Raimo Nõu. Vägetud selle nimi oli. Tema siis Sokkenite mängija. Et jah. Nii, Gutman siis nurgalöögi palliga. Teine nurgalöök on meil see. Nii, eks ole? See on teine nurga... Ei, kolmas. Kolmas, jah? Noh, siis... Võib-olla teine. Nüüd tuleb ära ka, ma tunnen. Sisetunne ütleb. Ja peaaegu seal läks võrgust. Kabel jala vahel, saame ka teise nurgalöögi takka. Jah. Meil tulid mingid jooned siia ekraani peale, ma ei tea, kas see on hästi või halvasti. Ma vahepeal lihtsalt, vaatame selle ära. Ja kabeli pea peale, kas saab õrnalt saab peal. Ja väravaht ei puterda see sama juurde. Ma küsin vahepeal oma tehniku käest küsimus, et siin ekraani peal on valge kast, sellest sissepoole numbrid ja siis on, mõtlen, kas kaader telepildis ja Paane sai oma paugu kätte juba. Ja Paane out. Vaata, mis siin toimub. Et kas kaader, mida rahvas näeb praegu, on valgest joonest sissepoole või on terve see ekraani suur? Miks see valge joon siis siin on? Ilu pärast. Mindane soovitasid ei huvita, mõtlen kohe ära.
Kineskoop mu vanaemal on kineskoop. Igatahes olukord siin oli vahepeal nii, et Paane sai siis korraliku põntsu. Enda mõistis liiga kõrgele. Vastu pead. Nojah, vastu nossi, et tõmbas vähe virvendama. Ta on harjunud allapoole saama. Ta on harjunud allapoole saama, et see oli midagi. Ja praegu eksivad väga rängalt ja väravat paab ise puhtaks on. See oli midagi uut praegu tema jaoks. Ikka tuuleki tõuseb vaikselt, et... Jah. Ei tea, kas ei tea. Platsi heli ka on kuulda rahvale või... Kindlasti on. Aga neil ei ole seda varianti, et kumba nagu maha tõmmati. Vaata, Martin kohe jookseb pustel. Üks mikker ei puudu. Seda ei ole enam seal. Kõik on hästi. Oi, ja nüüd läheb. Ja nüüd Rabu läheb. Kas nüüd lõpetab külma närviga? Ja praegu väravat tassib ära. Praegu Soker väravat sai. Jõuad. Praegu Sokerneti väravat väga hea pantrilise tõrjega võttis selle palli ära. Oi, see oli siukene lihtne eksimus. Näitame siia poole ka, et kus meie siis oleme. Meelis siin ja... Vaata seljatagust. Vaata, näitame sinna poole ka. Pilved tulevad. Vaat seal murul meie mängima ei hakka. Aga jah, oleme platsil tagasi. Ja Paane mina ja... See oli see... Ei suudeta ära praegu lahendada see. Raadioinimesed ütles, see oli täitja materjal. Et täida eetrit öeldakse. Jah. Ja siis Sokernet saab oma rünnaku nüüd. Kui siia poole jõuame, siis mõtleme ka selle peale. Aga ja, ei, Karl-Erik ammustas läbi selle. Ja nüüd läheme kiirusega 3-3 vastu põhimõtteliselt. Ilves laseb läbi selle, kuidagi ei tahtnud seda palli nagu... seda puudet selle pallile teha. 2 tuleb kiirusega. Ja proovib läbi sõduga ja sealt ei Kavelist ja Danielist nii lihtsalt ei lähe. Kas Rahnel nüüd võtab kiirusega? Ei proovis. Ai juba. Aga jah. Sokernet hakkab jälle lühiksegi tulevad kuidagi. Nagu ikka, vaata number 88 isegi mängu pandud. Kas äkki räägid oma loo ära? Meelis? Ei hakka. No lausega. No selge, ei räägi. Räägime sellest teine kord. Sokernet mängib palli lahti nüüd. Ja apsti, nägid kui hästi. Et siit peaks Steven võib-olla õppima, kuidas auti visata. Mis sina arvad? Jaa, ma olen suga täiesti nõus, aga kui ründaja läheb ründefaasis auti viskama, siis tuleb seda käest kähku ära võtta, sest et tema ülesanne on see ära lüüa, mitte seda auti loopida. Siin ei olnud tegu isegi kiire audiga mitte. Ja praegu Ilves mängib ilustselt selle. Praegu proovis seal vahelt läbi sööta, aga Sokernet seal keskel puderdab, jääb kohtunik ka veel ette, aga see saab pudi minema sealt kohe. Kohtunik hüppas vahelt ära ja läheb edasi. Pall Vulsi käes. Varsti peaks olema paku mingisugune 4 minutit veel Poola lõpuni. Pikk pall. Ja praegu siin kaitsemäng jälle eksib ja kas nüüd on 2-0? Ei suuda, jälle teeb see väravat selle tõrje. Rabu on juba 2 olukorda praegu on niimoodi olnud, et Rabu tennis lööb siuksed ära, aga täna Sokerneti väravat võtab neid lihtsalt hommikusegiks. Pall läks siia alla muidugi, räägime ka sellest, et vaadake, Martin Grand istub seal praegu OMF filmistuudio, et jaga oma sündmuseid kogu maailmaga, et kes tahab ka siukest ülekannet saada või vähe võimsamat isegi, et meil on praegu 2 kaamerat, GoPro on ka, kui ta kiiresti näitab meid sinna, siis oleks päris vinge. Aga noh, ta sealt muidu ei näita. Ma loodsin, et mul tuleb siia ka äkki see pilt. Ei tule. Et kui tahate ka, kallid sõbrad, siukest vinget ülekannet saada, siis võtke Martin Grandiga ühendust. Kesklinnas kuskil püüdke buss kinni, kui näete liikumas. Ta elab tegelikult Meriväljal, ma isegi tean, ta on... Aadressi ja maju ja... Ma tean, et elab staadioni kõrval siin, politsei akadeemia kõrval põhimõtteliselt. Sisekaitseakadeemia tähendab, vabandust. On küll. Ja maja number on 48. Tal on alati alumine aken on lahti. Rabu läheb. Tuulutuses. Sealt saab sisse. Maja on.
ja ilusti jätab Gutmann praegu ja läheb löögile, aga läheb see pall kaitse rikošetist nurgalöök ja järjekordselt 5. nurgalöök sellele Tallinna Vulsile. Puujalad või? Pole siiamaani nagu suutnud nendest olukordadest seda õiget momenti välja võluda, aga äkki nüüd tuleb. Jah, sest kuigi on pandud paika, et kus peab olema keegi, kuhu peab keegi jooksma. Oota, mul tuli praegu välgatus. No, räägi. Tuleb siit olukorrast värav. Ja kui tuleb, siis ma saan selle võtmoodi endale. Tavai. Lööme käed või? Mis asja sa räägid seal? Mul ei ole nii palju neid. Ja oi, praegu tegelikult see oli poolenisti värav. Võiks öelda, et tegelikult see ohtlik olukord. Jah. See mõttes tegelikult Paane jalg oli vaata kõrgel. Et mõni kohtunik oleks öelnud, see on liiga kõrgel. Ei või? Okei. Selles mõttes, et kui sa... Ja vaata, vanameister, meie kapten siis jookseb. Kuule, see kaamera võtab isegi nägu ju. Ja võtab palju kaasa. Tee trikki. Paneme siit kaamera kohe paika. Kui siit tuleb värav, saab Martin Grand endale võitma hoida. Ta peab palka ka saama kuidagi. Oi, no see oli live. Aga Kabel sai pea vahele, aga ta arvas, et see värav on 17 meetrit kõrge. Oi. See läks vähe üle jah, aga nüüd kuhu see väravat läheb? Jah. Võib vahepeal meid ka näidata ja siis teada anda, kui meid näidatakse. Miks ei näidata? Vaata, me oleme pildis. Jah. Et oleme siia tulnud ja vaadake seda ilma. Äkki läheb see pilv ära? Ja. Läheme tagasi mängu vaatama, et aitab küll väravat tuleb vaikselt sealt. Jah, sinkat-vonkat. Tuleb jälle kuidagi ühe palliga mängitakse. Referii. Et me pidime 2 palliga mängima. Me andsime nõudmised ju. Kas see olegi rahvaliiga? Ei. Ja Pikaga, kas nüüd oli natuke rohkem seda purakat, aga nüüd oma vahel seal kõik Paane hüppab lihtsalt robustselt kõigile lihtsalt, siis teda ei huvita ka, kas on see oma mees või on see meesterahvas või naisterahvas. Karl-Erik Rahnel siis on ka üks uus tulijatest, meil mängis varem Seniidis. Meil on veel uus Marvin Käige ja Karl-Erik Laasma, mõlemad siis Pärnu Vapruse kasvandikud, nagu ka Steven Ilves. Steven mängis meil saali ja käis seal meil. Kes meil veel siin on uus praegu platsil, ma peast kui ei tea nii öelda. Esimest hooaega käib meil Kabel ka abiks. Jah, tal on see, et ta elab muidu Tallinnas, aga ta enamusaegust on Tartus, kuna tal on kool seal. Ma proovisin äärele mängida vabastussooni. Ja päike hakkab piiluma. Ja kas tõesti, ma tõmban siit natukene tumedamaks selle asja. Ja praegu siin vend seob paelu, aga teine kaitsemängib tõuseb püsti. Soccernet on ju tegija meeskond, et täna tuleb ka palli siis, kui siduvad paelu kinni. Kas see pael nüüd jäi lahti või? Kas Paane Paane läheb jõuga, et ta proovib minna. Ja Luik. Ja lendab pikali. Ja saab pea kätte. See oli ikka kaua mõeldud. Ei tea, kas vaatas varri? Ei tea. Tulema näitan. Buss on seal. Kuuled. Ma pakun välja. Me hakkame varri ka tegema siin veel. Nii. Peaks juba vile tegelikult olema. Üle on aeg kõvasti. Aga lisaaega antakse ka või ante üldse? Ja ma ei tea. Põhiline. Ja Paane siin oma värava poole natukene väga ohtlikult penaltipunktist ja sees. See pall on sees ja seisuks on 1-1. Ei suudetud korralikult ära klaarida ja siis Sokkerneti ründaja ja ühe puutega põhimõtteliselt paneb selle asja palli alla nurka või annab Tallinna Vulsile riietusruumi selle ühe väravaga ka kaasa. Et siit tuleb teine poolaeg veel siukest mängu, et hoia ninast kinni. Ma just tahtsin öelda, et miks Vilele, et raudselt lüüaks ära. Ja no tuli. Aga see ongi sinu see karma, mis ma rääkisin ennem. Miks ma ei ütle, kelle poolt ma olen? Sina mõtlesid... Sa ütlesid sa Sokkerneti poolt. Seisuks 1-1 siis. Siin lastakse veel 30 sekundit veel peale, ma arvan nüüd selle värava olukorrale, et siit võib veel, kui kiiresti minna, siis võib veel ühe rünnaku saada praegu. Kust ma otsib seal.
kuidagi proovib kogu aeg ainult ühte inimest leida, see ei tööta ja nüüd saab Romi selle Vilet palli. ei tulegi, 5 minutit on üle juba. No anti 6 lisaaega. Äkki. 6 lisaaega. No vigastus, jõhkrad vigastused, särgid. Ja praegu seal pusitakse ja saab kätte. Nüüd on ainukene võimalus on, et selle poole ajal, et pikk kasti ja siit võib tulla. Pikk pall. Ahah, olgem täpsed. Just. Taas selleks pikk kasti, siis mina jooksen. Väike ja kas tuleb? Proovib seal pika kasti seal. Ja pikendab ilusti seal Ilves selle palli edasi. Rahnel ei jõua ja siit tuleb ka esimese poolaja vile, kus ka meie teeme väikse pausi, eks ole? Teeme pausi kiiresti. Teeme paar liigutust, et soojem hakkaks. Jah, sõbrad, ärge teie ära minge. Sõbrad, ärge ära minge, et 5 minutit on pausi. Tehke võileib, käige vetsus kiiresti, tulge kiiresti tagasi, vaatame mängu. Siin täna tuleb kõvasti oota, mis sa teed kõigepealt võileiba, siis lähed vetsu ja siis vetsutad välja, pole võileiba. Ei, kuidas sa mustade kättega võileiba teed? Mõned ei pese käsi, vaata. Mõned pesevad, jah. Et tulge tagasi, 5 minutit umbes pausi ja läheb veel mänguks, olen kindel. Siin tuleb väravaid veel väga palju. Jah, mina teeme kiire pausi. Aga selle loosimängu me panime lukku praegu. Jah, ma vaatan üle. Vaatame üle need asjad ja siis mängu lõpus siis tunnike paar, oleneb palju Gerdal aega läheb, ütleb ta võitja. Okei, Melissa. Väike paus ja Gerda, lähme. Ja alustame teise poolaega seisuga 1 on esimene poolega lõppenud. Tallinna poisid siis, hundid, Tallinna poisid on mõlemad muidugi, aga hundid alustavad seda teist poolega, oodates kohtuniku lubavat vile. Kontrollib veel viimased olukorrad üle. Vile suus ja vile on käinud. Ma annan selle juhtimispuldi sulle, sul käsi on vähe pädevam. Ja vahetusi pole toimunud, vähemalt Tallinna Vulsil kindlasti mitte. Vot jään vastuse võrgu Sokkerneti poole pealt, aga paistab, et ei ole Sokkerneti Sokkernetil ka ei ole vahetusi tehtud. Ja alustame otsimist, Paale number 84 kuidagi pehme oli see sööd, Paale on selles mõttes nagu natuke naljaks, et ta lööb vasakuga, aga söödab paremaga. Ta on selles mõttes nagu... Eelmine ka sellest temaga juttu, et miks ta nii teeb, ta tunneb ennast mugavamalt. Ja praegu Sokkernet siin proovib praegu, saavad ilusti sinna nurga peale ja lähebki peaaegu õnnestunub mööda minna, seal lollitab seal Danieli väikeste trikkidega, aga Danielit see ei varjenda. Sokkernet saab selle Audi päris lubava positsiooni pealt. Mängitakse pikk kasti, seal pall käib ping-pong, aga Gutmann lööb selle palli ikkagi puhtaks, kust saab selle Sokkerneti mängija edasi suunata. Oli ka niisugune suluseis, mida kohtunik lasi edasi mängida, et siit ei oleks midagi ohtlikku tulnud Tallinna huntide jaoks. Nüüd hakkavad otsima väikest läbi sööd pikk ja ei see põrge, praegu Sokkerneti kaitsemängija selle põrke hindas väga hästi ja sai selle jala vahele. Kui seal oleks väike valearvestus olnud, oleks olnud põhimõtteliselt Rahnel 1 ööl vähele väravaiga, aga siit on nüüd vastupidi õlg-õla vastu seal praegu üks nõuab, et viga, teine nõuab, et oot, liiga lihtsalt kukume ja seekord võitis see, kes nõudis kerget kukkumist. Romi on nokamütsi pähe pand. Või oli tal esimesel poolajal ka? Ei märganud. Outfitiga läheb hästi kokku, see sinine ja must. Ära see pall sealt nüüd. Ja väiksega tulevad seal ja jälle pikaga üritavad seal Rahnelile sinna kaitseliini taha seda palli anda, aga pall jääb kuidagi kole lühikseks, et nad ei lenda välja sinna. Oleme jäänud surve alla. Vuls on jäänud surve alla. No see paar minutit survet, see on kopsurohi. Jooksed kopsud lahti ja jälle hakkad ise survestama. Imeline. Sokkernet saab selle ohtliku koha pealt jälle auti mängida.
70 ja eksib sööduga, kas nüüd minnakse kiirele kontrale jooksu peale. Praegu jookseb siis kaitsemängija on täiesti raskustes endaga. Vudib, mis ta vudib, aga järgi ei jõua ja praegu paneb ilusa löögi ja sees praegu kiiruse pealt ja Gutmann väga hästi välisküljega leidis selle. Marvin Käige! Gutmanni söötsid. Ja väga hästi praegu siin läks sirgjooneliselt, jooksis lihtsalt kiirusega ja kaitsemängija oli väga raskustes, lihtsalt ei jõudnud järgi vudida. Siin on nüüd tahaks öelda, et Rannarile mõtteainet, kes siis praegu on vigastuse pärast väljas, et Marvin mängib nii-öelda tema koha peal. Ma tean, et Rannar praegu nüüd naerab, siis ta vaatab ja ta kommenteeris mul juba Facebooki chatis olukorda. Aga ei ole hullu. Et jah, Marvinilt ka siis... konkurents teeb ainult tugevamaks. Jah, Marvinilt siis debüütmäng ja kohe ka värav. Nagu eelmine mäng Stevenil, debüütmäng ja kohe värav. Kas ma arvan, et eelmine mäng ei olnud kohal? Ei olnud. Ja praegu Sokernet on 2-1 kaotusseisus, aga jätkavad samamoodi siin. Ma üritan kõik asju rahulikult teha siin. Praegu siin Sokernet võidab selle palli keskväljal. Ja lähevad siin teeb paar üle astet. Tagapostis lehvitab Noormees. See pall läheb sinna, siuke sööt, aga ja ilusti saame praegu sellest olukorrast välja. Gutmann võtab rünnakule kaasa Rahneli, kes kaotab selle palli. Esimene puude oli kuidagi siukene vähe puisem ja Sokerneti mängija luges selle olukorra ära täiesti. Ja väga vabaks on jäetud Sokerneti number 12, kes läheb löögile ka, läheb lööma ja väga hea löök oli. Aga Romil nagu tundus, kas on kontrolli all või ei ole, aga pantrüppe ta tegi. Pantrüppe. Oli. Või oli Gepard? Ma ei tea. Seda küsime pärast Romi käest endalt. Ja kas mängime lühikesega jälle? Daniel muidugi võtab aja ja Sokernet teeb oma esimese vahetuse. Lahkub number 15, kes ei jänni selles jooksus, selles teises väravas. Ja kohe vahetus. Kas tõesti treener nägi ära siin, et siin jääb kiirusega alla meie äärepoisile. Ja paistab, et tulebki positsiooni vahetus täielik, täpselt samale positsioonile läheb ka see Noormees. Elame näeme, mis seal eest. Ma hingelan siin juba mõnda aega. Ja pikaga otsitakse, nüüd proovitakse kohe ära. Uuesti Marvin, Kivisto, Gutmann. Ja tõstetakse siis pall õhku. Ja Kivistol ei olnud sellega mingit probleemi. Kolmekesti ühe peale. Ja Paane läheb. Ja kuidagi praegu see kohtuniku töö oli natukene sedele. No ikka läks aega. Näita siis, kui näitad, et viga on, näita konkreetselt, et on viga. Paneme siit niimoodi, vaatame, mis siit sünnib. Jah, Gutmannile. Ja kas nüüd saab uuesti proovida oma kiirusega? Uus mees ja see on vähe kiirem juba ja vähe suurem ka, et see lükkas ikka täitsa minema selle välja. Aga Marvin on väike poiss ka, aga tema siis järele anna, et Marvinile antigi vähe suurem poiss, et kui hakkab kiirusega minema, pannakse kea vahele ja... Kujutan ette, et seal Sokkerneti pingil oli nii, vahetus. Sina, tema maha ja mööda ei lase. No nii praegu oligi siuke olukord. No põhimõtteliselt. Maha küll päris mitte, aga öelda, et ei lase teda minema. Ja punkt. Kabel. Ja pikaga kasti seal. Värava peale Rahnel saab selle niimoodi maha võetud praegu, aga ei saanud seda puudet nagu nii perfektselt, et paremaga maha, vasakuga löök. Nagu ma oleks teinud, aga ei tuld. Õige. Mööda lööd. See selleks. Sokernet saab nüüd jälle proovida ja endiselt ei lähe see pall üle poole välja. Jälle kõrge pall maandub enne poolt. Ja jalgpall.ee. Minge vaadake, mis seal huvitavat on. Ja praegu siin ilusti Sokernet saab selle palli audist. Laati ja Neil kenasti mängib keha, samas nagu... Neil saatis vastase pingile tagasi. Oli nagu Neili keha keelest ei olnud, et tema ei saanud aru, et mida ta nüüd valesti tegi. Sokernet mängib selle kiirelt palli lahti. Ja Paane käes on see pall. Sokernet otsib ilusti kuidagi jalge vahelt õnnega pooleks läks see sööt läbi.
ja Gutmann ja andis selle vea ära. Nüüd pole juba Sokerneti mehed enam rahul, et kuidas ta nii lihtsalt selle vea ära andis. Ja nüüd pikk pall kiirelt nähakse Neili seal äärel jooksmas. Neil toob palli kasti, pall lendab kastis, kui Ilves üritab vabatahtlikult hüpata, kuigi see pall läks 6 meetrit tast üle ja ta saab ikka selle palli kätte, koperdab selle palli otsa ja siit Sokerneti mehed löövad selle asja puhtaks, aga paanikas on ka keskvälja mees. Nägid, pane ühega niimoodi maha. Ja ilusti tagant läbi, kas võtavad tempo maha. Kabel ääravahetus, Danieli pere siis pidi Norrast jälgima meie tänast mängu. Tervitused Norra. Kui nüüd kuulsite meid, siis visake näiteks kommentaar, kust linnast vaatate Norras. Huvitav teada jälle, paneme statistikasse kirja. Sokernet ja Kabel võtab praegu maha või Neil võtab rahulikult maha ja ei ole rahul kohtuniku otsusega. Midagi veel küsib seal, et mille eest kuidagi lihtsalt kukuvad poisid. Ja ka teine vahetus Sokernetil. On tulemas. On tulemas. Välja läheb number 70. Nime jään põlgu. Mostafa. Ja platsil tuleb... Ees pole numbrit, ei oska öelda. Reimo. Reimo Nõu peaks olema. No, vana klassikuid vendi ka siin ikka. Vanameister tuleb siia mängu ehitama, ma arvan. Kohe vaatame, kas on. Et väga ohtlik mängumees. Väga ohtlik mängumees on. Eelmine aasta tekitas peavalu meile. Ja ta on üldse selles mõttes nagu päris kogenud mängumees, et platsi nägemine on poisil täiesti korras. Ja midagi muutus. Mis see nüüd on siis? Ma ei tea, mis see tähendab. 70 tagasi või? Äkki tal... Vale eire. Paneme siis siia. Ja niimoodi tõstetakse üle väravad. Romi teeb profilaktika mõttes veel ühe väikse hüppe. Kui ma saaks, ma näitaks seda korduses praegu aegklubis, aga ei ole vaja. Mõni teine kord. Küll ma pärast panen video kokku ja vaatame. Hundid ka teevad selle, esimesed mehed teevad sooja, et... Vaatame, kaugele Romi jõuab lüüa. Ikka. Juba sooja lõpuks üle poole väljaku ära lüüa. Ja kas lööb? Ta teeb seda juba läkski üle poole väljaku. Ta teeb seda juba teises voorus. Mis mõtlen nüüd, mis ta hiljem veel teha suudab. Mul saab väga ohtliku koha pealt järjekordselt auti mängida. Ja tuleb ka Vulsi esimene vahetus. Tuuakse sealt paberit järgi äärekaitsja mängu. Kas ma näen õigest Robert Kruda mängu tulemas? Ja vahetuse, kes tema asemel tuleb ja Neil tuleb välja. Nii, siit väike videokaader sellest. Väike pats ka. Number 6, Neil läheb välja ja number... Hea küsimus. 17 või 77 oli ta. 77, Kruda. Ei ole 17, mul juba meelest läinud. Järgmine võtame paberid kaasa, jälle õpime. Robert Kruda siis ka üks viimaseid liitujad meil tulnud loo meeskonnast ja kogemustega mees. Nii. Jälle Pikaga mängib väga hästi, Rahnel seal proovib keerata endale vasaku jala peale seda palli. Daniel lõpab kaugelt peale rikošett ja enne väravat ja väike maha põrkepallile. Mis on üks kõige ohtlikemaid palle väravahi jaoks. Ja hetkel oli muidugi väravel see. Näiteks kui praegu on märgmuru, siis saaks mõnusa pöörde ülesed võtnud ja võinud tulla ka värav või... Oleks ühele ja poiss! Siit oleks praegu Kuti oleks pannud siukse värava. Ma oleks süünud kõvasti Kutu ka. Kutu oleks siukse värava. Sokkeret mängib lahti siis väravast. No kas näitab Romile silmad ette? Ei, Paane on peaga vahel, ei lase seda palli üle poole. Vaatasin, et Rahner võttis praegu õlaga vastu, et täna vist tulid uued FIFA reeglid, et õlg ja õlavars ei ole käsi, nagu varem oli. Et jah. Daniel rahulikult rahustab sinna tagasi ära, et
ja Romi teeb siin Neueri liigutusi, aga oma kastis Neuer teeb seda asja keset väljakut. Siin peaks kohe selle ära lööma, enne kui keegi teine pudistab ja tuleb sealt ja nüüd siin tagasi värav. Keegi vahepeal küsib, et palju, mis ka seis on, et seis on 2-1. Esimene värav Steven Ilves oli, jah? Ja teine värav Marvin Käige, et Pärnu poisid siin toimetavad. Ei ole enam Pärnu poisid. Enam ei ole. Pärnakad vaadake, millest ilma jäite. Jah, Pärnu Vapruse siis kasvandikud. Hetkel on meil üldse kohal mingisugune 1, 2, 3, 4 Pärnu kasvandiku meest. Karl-Erik, Steven ja Marvin on väljakul ja siis Taisto, kes on siis meie varem kapten olnud, on praegu ametiisikuna meil kohal, tulnud appi juhendama. Paraku tema see hooaeg kahjuks ei saa mängida, et siin põlvevigastuse tõttu, mis meil esimest sõpakas sai talle saatuslikuks ja kui me nüüd eksis 3 operatsiooni tal peab olema ja plaanis. 1 on tehtud, ma tean. Et jah, seal... See oli mäng jalgpallihaiglaga tervitades Brandon Paimanile. Paimani, legendaarne tolmuimeja. Ja mängivad kiiresti laatega, väga kiirustatud olukord. Kas siinkohal vilet ei oleks pidanud ootama? Ei, kui sa ei küsi, siis sa ei... Selge, mina küsisin. Kas mina olen mitte keegi jälle? Täna oled sa mitte keegi. Viskan need kõlelapid pooleks. Saadab minema. Mis oli hingad mikrofoni? Ära hinga. Ära mine närvi. Kajakal on valget värvi. Nii, vaatame Romi lööki. Kaugelt näitamine. Ja paane peale siin ilusti. Paane peale, nagu tellitus. Pikendab. Ja kohe esimesega edasi Rahnelil. Kas nüüd paneb kiirusega minema? Kas paneb, tõstab tšipib ja kas läheb väravas? Ei läinud palju ära. Rahnelil ei tule täna need asjad. Raiskab, ütleme nii, et raiskab. 4 võimalust on tal, isegi rohkem juba. 3, no sükast ikka, mida trennis lööd ikka ära ikka ilusti. Võt Meelisega on see asi, et Meelisel on selleks aastaks kõik. Meelisel on motivatsiooni langus ja... Naine läks ära Saaremaale. Motivatsiooni langus ja tead, ausalt öeldes ei jaksa enam, ei viitsi ja ei taha ja ei taastu. Ja tuled või? Mulle meeldib rohkem siin praegu, siin olla. Olgem ausad, sa ei mängi sellepärast, et sa tahtnud, et mingi lambi vend siin kommenteeriks seda mängu, sa tulid ikka professionaalset taset siia näitama. Ma tulin natukene, kujutage nüüd ette, kui Gert räägiks kogu selle kommenteerimise. Ta räägiks kogu aeg mingitest teistest meestest, ta ei räägiks mängust, siis ta räägiks ilmast. Florast. Siis ta muudkui reklaamiks seda Grandi, kes meid kogu aeg siin meid üldse eetrisse toob, eks ole, oma filmistuudioga, eks ole, kogu sükest asja, kogu aeg ainult reklaamiks. Ta ei saaks arugi, kas on suluseis või mis on. Vahepeal ta võib-olla üldse ei näitaks kaameraga mängugi, tead. Võib-olla vaataks pealt vaataja. Ma näiksin Grandi seal bussis näitaksin seda video. Aga mina olen siin selleks, et natukenegi seda professionaalsust tuua. Sest et minu tuleviku ikka pensionifond ikkagi oleneb sellest praegu. Täna Maarjamäel, järgmine nädal Bundesliga. Põhimõtteliselt. Ma olen täiesti nõus ja Ilves praegu ja võtab selle palli suluseisust. Nii, ma loodan, et see, kes küsis seda küsimust, et miks Meelis ei mängi, sai oma vastuse. Ausa vastuse. Joonas poiss, ma kuulsin, et Joonas poiss küsis, et Joonas, see oli sinu vastus. Meil on siis nii-öelda helitehnik, videotehnik, jooksupoiss ja kõike muud siin. Kaablikutt. Ja mis tiitlit talle veel võib anda? No, igasugused. Et kahjuks vaatajad teda ei kuula, aga meie kuuleme teda. Põhimõtteliselt oleme meie tema kutsikad hoopis. Vot. Aga nüüd mängust. Rääkides mängust, vahepeal out. Ja Kabel puhastab selle asja. Ma mõne nimega jään jännist, et ma veel ei tea kahjuks neid vendi. Ma näen teist korda neid alles. Siin on Marvin. Jään mõlgu natukene. Marvin Käige. Ja praegu Kivisto proovib siin leida, aga Sokernet saab selle palli. Paane kõrval on praegu Karl-Erik Laasmaa.
14 äkki oli. Rabu, sa tead vast Rahnelit? Enne sind juba. Jah, saarlane. Ei, mina Aga ta mängis tões meeskonnaga. Küsimärgis oli. Küsimärgis. Rainis Rammoga, kes nüüd on kõva Märjamaa kompanii. Kompu. Ja kusjuures Märjamaa kompanii kodulehel, Facebooki kodulehel laupäeval kuuleb meid jälle laivis. Absoluutselt jah, et väike ka reklaamikild siia nurka, et laupäeval siis, kus oli kell 6 õhtul, oleme laivis Märjamaalt, aga enne seda oleme Lasnamäelt Jõgeva Pulsi mängul. Et tihe päev, aga tulime näitama klassi ja toome madalat liigat siis rohkem pilti ja et oleks inimestel huvitavam vaadata. Äkki kunagi tuleb meil ka oma nii-öelda YouTube'i kanal, kus saab näidata laias laastus. Me ei pea, me lihtsalt lähme kuhugile Viljandisse, võtame Viljandi kaikad versus talumehed, mulgi kapsad ja siis plaks lähme laivi, nemad isegi ei tea. Ja nemad on rahvaliiga, aga meid ei koti. Me toome ära selle asja vaatajateni. Teeme siukse YouTube'i kanali. Lihtne. Mingid Facebooki laive ei ole siin enam. Et kui juba öeldud, go big. Jah, annaks ainult ilma, tead. Vihmase ilmaga ma Viljandisse ei viitsi minna. Mul ei ole seal kuskil esiteks marju minna ega midagi, nii et nii ongi. Kus see viga oli? Sa muidugi ei vaadanudki. Mina vaatasin väga hästi. Ära tule mulle ütlema. Ok. Nii, aga seis on endiselt 2-1 Tallinna poiste kasuks. Siin praegu Sokernet saab selle oma poole pealt karistuslöögi. Paistab, et tuuakse mingi vend, kes suudab selle palli sinna kasti välja lüüa. Mängitakse paneme kasti. Siia poole kohe. Pane kohe sinna. Lahtilööki pole vaja vaadata. Lõpptulemust on vaja. Ja praegu Kivisto saab napilt kättega. Romi ütleb, et mina ja nopib selle palli, tõmbab tempo alla. Kiiret ei ole ju kuskile. Juhtseis on olemas. Aeg läheb. Ja Pikaga siin üritab täiesti, kus Sokerneti kaitsemäng eksib selles olukorras praegu. Lööb pallist mööda. Õnneks tal oli, paarimees oli selja taga julgestamas ära. Ja nüüd proovitakse siin paar sükest. Keskel küsib seal kõigega, ei. Nagu rahulikult tulevad. Loib siin kiirusega minna Paanele kuidagi. Ja üritab trikiga teha ja Paane leiab äärele hoopis. Mervini või? Marvin käige. Ja proovib ühe puutega sükest läbi sööta anda nüüd. Proovis Gutmani moodi teha. Aga praegu siin Ilves ei lugenud ära seda olukorda. Ja Paane. No kuidas see oli, et Paane ju parema jalaga söödab, praegu ta pani vasakuga. Ta ise ka ei tea, ma arvan. Vasakuga ta ju lööb. Ja kas nüüd tuleb terav pall alla? Ei, konksuga tõmmatakse Kivisto nii lihtsalt õhku ära ja sealt praegu Nõu üritas kohe esimesega peale lüüa, aga löök ebaõnnestus. Keskväljal seal Rabul jälle ruumi on, kas läheb kahe mehe vahelt läbi. Korra oli juba. Ja Rabu pani Rabonaga, proovis selle Ilvest, oleks Ilves selle ära lugenud praegu, oleks väga efektne söötal. Mõte oli hea, aga ei lugenud ennast üksteisega. Ei Ilves ega Rabu. Ja praegu eksib ka Sokernet. Number 18 Viik eksib sööduga nii ohtlikult keskele sööd, sealt vahelt lõigatakse. Ja ei saa siit Vulvs oma kolmandat väravat kirja. Ja jälle Pikaga, et Daniel peaga õhus on võimas. Ja järjekordselt on Vulvs minemas rünnakule, kas Gutman proovib leida Marvinit läbi sööduga. Jäävad nimed meelde küll, kui tahta. Praegu küll. Homme enam ei ole meeles. Ja Gutman saab jalge vahelt. See asi läheb praegu ennast paneb ka naerma. Muidu teeb ise, aga vaata, mis tunne sul nüüd on. Said nüüd. Kui Gutman teeb Askood, seda on väga hästi kohe aru saada. Ta mõõdab räigelt ennem ja ootab seda hetke. Minul ta ei saa enam teha. Ma olen jalad, paelad kokku seotud.
Marvin, Paane. Marvinile tagasi. Gutmann. Ja läbi sööduga Ilvesele, Ilves läheb jooksuga, kas jõuab enne väravat, värav tuleb vastu ja saab selle palli oma valdusse kiirelt, mängib käega lahti, aga Marvin on kohe peal ka, et Tallinna Wulf vist teeb sükest vähe kõrgemat pressi. Meil on taktika paika pandud. Esimesele 2 mehele, ülejäänud on jälle passiivne. Et ei lase nagu kiirelt nagu kaitsefaasist üle tulla, aga praegu otsib siin Matsep või mis ta seal on, ma ei loe välja ja tegi sükst, kommentaatori pettis ka ära praegu, ma vaatasin, et ta läheb löögile. Aga ainult Meelise. Sai vaadanud mängu ja Gutmann on pikali. Professionaalselt lükkavad poisid palli kohe auti. Ja nüüd hakkab juba vaikselt jahedaks minema. Ja nüüd tuleb vahetus, päris jahe. Kas Gutmannile vahetus või... Oota, mis seal näitab meil? Nüüd näitab laivis meid, sest et siin on olukord ikka väga... Juba on mänged. Ja nii, oota, siin on mingi jama Gutmanniga. Ai. Kapten on väljas, mul on tunne. Ja vahetus toimub. Jah, et vahepeal on siis vahetus toimunud, siin tuli mängu Heinri, välja läks Marvin, kes siis debüütvärava autor on täna. Ja arvatavasti Gutmann mängu ei jätka, tema asemel tuli Kristen mängu. Ja nüüd raksutage. Oota, Okei, aga kes siis Gutmanni asemel praegu tuli? Kristen Tšinakov. Ma ei kuulnud, vabandust, ma süvenesin mängu. Mõne muretse, vaatajad kuulsid. Näitame korraks, Gutmann on out, jalaga on midagi häda. Tema asemel siis on Kristen Tšinakov mängus tagasi. Väga pikalt vigastuspausilt. Jah, eelmine mäng oli niimoodi, et ta saatis oma venna meile mängima ja täna on ise siis. Ja pikendab ilusti siin. Heinri siin. Ja lüüakse see pall kõrvalplatsile. Aga võrras mure. Ei hakka isegi näitama seda. Nii, päike tule välja. Sul on tõesti väga külm. Mul on olnud käed külmad. Aga anna mulle midagi peale. Mis ma annan sulle? No ma ei tea. Sokid? See annab tõesti sooja. See annab väga tõesti sooja. Ma annaksin sulle enda sokid või kelle sokid? Ma võtan enda sokid, võtan endale. Ei, enda sokid paned jalga. Kätte. Äkki võtad kaisu hoopis? Ei võta. Ma lootsingi, et see nii ütles. Nii, ja vaatan mängu edasi. Ja nõu saab seal, võtab rinnaga maha. Aga Kristen võtab väga hästi selle palli. Tema käest ära selle palli Sukernet nüüd läheb rünnakule, kas nähakse seda läbi söötud? Nähti, aga praegu Kavel lõikas selle palli vahelt ilusti ära. Rahnel. Paane. Karl. Kristen. Karl-Erik. Ei ole. Krudalise. Vabandust. Siit on tead, ma vaatan nii väikse 55 oli see ekraani pealt, ma ei tea midagi siit vahel. Nii. Aha. Millal sa seda jõudsid öelda? Täna. Mis meil seal toimub? Gutmann on vähemalt jalgel, et lonkab küll, et äkki on homseks üle läinud juba. Ja nüüd ja proovib praegu siin Sukernet sellest olukorrast pressi alt välja tulla oma poole pealt. Tundub, et nii on okei. Praegu selja taha sööd ja pikaga. Ja praegu Kivist ja no ei tea ja Paane ei ole ise ka rahul seal olukorras. Kas see on nüüd rääkimise eest? Liiga palju mögiseb. Mina ei usu Paanes seda. Ma ei kuulnud, mis ta ütles. Siia kõrvaklappidesse, siia Peterburi maanteel oli ka kuulda. Mis ta ütles? Ma ei ütle sulle, see ei ole eetrikõlbuli. Ei ole? See ei ole. Paane, sul lapsed vaatad, ära räägi niimoodi. Ja nüüd otsitakse jälle pikaga arvatavasti, et
kuidas seal pikkusega üldse on, et enam-vähem on kõik mehed ühe pikad. Ja Kabel on ikkagi mees omal kohal. Pall on alati niisugused ohtlikud, et võib pea nupust libiseda edasi ja siis väravaht peab kiiresti reageerima. Meil on mingisugune 15 minutit veel mängida. Seis on 2-1 Vulsi kasuks. Loodame siit oma võidu ikka ära võtta. Pikk pall. Sokernit seal jälle lasetakse kassisse ja pall põrgat, et see oleks võimalikult ebamugav. Ja Ilves saab selle jooksu peale, kas nüüd kumb, kas ja see puude, oleks see puude praegu niimoodi tulnud, et see oleks kaitsemängijast mööda läinud, oleks kaitsemängija väljas, et oleks siit jooksnud pikk siit mööda piritavad kesklinna poole. Seda küll, aga vaata samas äkki toidis tagasi, et vaata, kui hakkas palli võtma, vastan tuleb sisse ja sa võid tekitada endale vigast sellega. Kiirem pead olemas. Vabandust. Sa pead olema kiirem, kui see vigastus, mis tuleb. Saad aru? Pall läks vahepeal, et näitan, kus meil pall on. Käiakse seal palli järel. Täidame eetrit. Ja selle puu võiks küll maha võtta. Ma võtaksin näiteks Romi hoopis, vaata, mis teeb. Ma võtaks täna praegu lähikaadrisse. Seisab. Aitab küll. Mängude tagasi. Ilves üritab leida keskelt seal Paanet, aga nõu on vahel ja proovib. Ja Romil. Kas te pea profilaktika mõttes huumorus või ka? Ei teed. Mängis ühe puutega Kabel. Just tahtsin enne mööda seda, et vaata, meil on suhteliselt vaba voli, mida filmida, kuidas filmida, et meil ei ole mingid FIFA-t kaelas. Aga proovime seda viisakalt teha ja nägid üritas väikse Atškoobusi teha, nii Kristen tuligi välja see Atškoobusi. Anna palli ära. Ja otsib Henrit praegu väga hea. Henril, kas nüüd tuleb? Ja läheb löögile ja nopib mööda praegu vasaku jalaga oleks selle praegu siin taha posti sirdu. Siis oleks võinud öelda, teha seda FIFA asja kus, mina otsustan neid mänge. Täpselt nii. Vabandust, et ma julgesin ennem paotada sõnakese selle kohta. Jah. Ja Sokernet nüüd jälle lühikesega mängijad enam väravat ei pane seda pikkast, et on aru saanud, et Vulsi keskvälja mehed, need nopivad peaga need pallid ära, et õhus on nad väga võimsad seal. Listan. Henri. Ja proovib niisuguse väikse tõstega kaitseliini taha. No ma ei tea, kas see päris chip oli. Ja ikkagi proovivad õhus ja ei õpi. Paane saab selle palli ikkagi kätte lõpuks. Ja läbisööt, kui väga hea läbisööt. Ja küsitakse, kõige kaugem mees, Romi Puussepp muidugi näeb, et asi on penaltis. Siin oleks pidanud penalt olema, aga praegu nüüd tuleb pea külm hoida. Ja Kabel saab jalge vahelt, oi, ja nüüd. Ja praegu oleks, tead, oleks ühel asjal küüs, oleks varvas, tead. Oleks siit välisküljega praegu saanud puraka, siit oleks saanud ikka tead Sokerneti pärava. Meid täna aitab siis välja OMF filmistuudio, et seda laivi siin teha, tuua teieni videos kui ka helis. Ja et see live ei oleks igav, siis ta võttis meid appi. Sest keda sa ikka veel võtad? Ma ei tea, nende Eesti tuntud kommentaatorite nimesi ma ei tea kahjuks. Ma ei tea, kas on üldse sobilik siin neid mainida. Ärme hakka neile reklaami tegema. Jah, pärast tuleb meie töökalalle siin. Kui ma tahaks ise 4. liigat mis ma seda meistrite liiga finaali ikka kommenteerima, tuleks ise 4. liigat kommenteerima. Tulge proovige, see on fun, siin on kõik lubatud. See on pühapäeva liiga. Kas Kristjan saab? Just vaatasin täna või eile vaatasin Sokerneti seda Sokkernet või mis ta on selle leivile seda mingit video Kristo Tohverist. Ta on Chelsea't vilistanud. Chelsea't viin platsile, vilistan. Kut ma ei lemmikmees. Kond. Kond. Ei jaa, selles mõttes, et... Kumb siis ei või jaa? Ei. Siis ütle konkreetselt ei, mitte ei jaa. Või hästi halvasti, halva hästi. Nii. Mängitud on enam-vähem kuskil äkki... Ma ei tea, sa näitad mulle kella, ma näen küll, mis kell on, aga mis palju mängitud on. Mis kell see teine poole 2? Ma arvan, et õige raaliks peaks poolest algama. Meil ei ole siin kahjuks... Poolest algas või? No, ma arvan. Mis 45 sul? 19.30 mäng. 45 minutit, siis on paus. Nii, need nurgalööksid. Palju siis teist poolega mängitud on?
Arvuta nüüd. 35 minutit. Ma arvan. 10 minutit on jäänud. Peaks olema. Ma ei tea ju, kuidas... No selge, siis ütleme nii, et 10 minutit on jäänud, et kui siin üks nüüd Wolves suudab ühe veel ära lüüa, no siis võib põhimõtteliselt nüüd natukene mõistust külmale hoida ja siit võib täitsa need 3 punkti ära tulla. Kohustuslikult 3 punkti. No suht niisugune tasavägised satsid tegelikult võrreldes, eelmine aasta, see aasta ma ei tea. Ja nüüd saab. Tuli jah. Ütleme, et umbes 35 minutit on mängitud. Vaata, mis meil siit siis tuleb. 10-minutiline tööpäev on meil kohe tööpäeva lõpuni on 10 minutit. Jah. Koju minna. Nurgalöök Soccernetil, vaatame, mis me siit keerutame või mis nemad keerutame. Ja saavad praegu päris ohtlikult olukorral, et saad ühe nurgalöögi juurde. Robert hüppas lihtsalt palli eest ära, ma võib-olla nägin valesti, aga ma ei ole kindel. Siit mulle tundus, et hüppas palli eest ära, et miks nagu, ma ei tea. 10 minutit on selle mängu lõpuni aega jäänud. Tallinna Wolves juhib seda mängu 2-1. Uskumatu. Ilm on väga kena siin ja siit saab Daniel puhastab. Ja Ilmet võtab selle pöördega ära, kas ta näeb teisel äärel vabanevat ja Rahnel. Kas nüüd Rahnel tuleb ja ei ole võimalik. Rahnel, me ei taha midagi kehvasti öelda, aga raiskab, väga palju raiskab praegu ja nüüd kas proovib tšipida ja kas Romi niimoodi puterdab. Siin tulil bännidel jäid südamelöögid 6-kordselt vahele praegu. Margo praegu vaatas, kurat, kas ma siin selle jaoks õpetasin või? Kõik need aastad. Ja said. Aga ei, tubli. Praegu vaatan, Margo helistabki Romile, et mis kurat toimetad seal? Aga kas siit tuleb hoopis karistuslöök väga ohtliku koha? Ei, ta näitas nurka. Sest see ei olnud viga, nad jooksid seal kuidagi omaalist kokku. Aga praegu kuidagi jah. Selle oleks nüüd praegu. Võib-olla Romi hiljem vaidleb vastu mulle, aga mina ütlen, et puterdas peaaegu oma väravasse. Ma arvan, et ta jõudis ikka ära lükata. Et kui ta ei oleks näppe vahe saanud, siis oleks sisse võtta. Ei, seda kindlasti. Aga see asja... Nii, vahetus. Nii, number 18 välja Soccernetil ja nüüd on Reimo Nõu sisse. Ei ole, Nõu on ammu sees. Vabandust, ühesugused mehed praegu. Nii, vaatame, mis me siit on. Ja siukene raisatud nurgalöök. Ja potentsiaalne värava võimalus. Standard olukord on alati... No sina tead neid asju rohkem, sa oled ikkagi noorena käinud trennis, siin samas mängin kõvasti 16 minutit. Märkimisväärne. Ma arvan, et ma vist sain rohkem mängida oma 4. liiga mängus kunagi. Ei, ma olen siin rohkem mängida, aga ma olen siin Levadiale värava löönud. See oli trennis või? Ei, mängus. Otsige üles aastal 2009 või mis see võis olla. Ei tea. Otsige üles, jah. Aga tegelikult ma olen siin rohkem isegi mänginud. Kunagi sai 90 minutit ka ikkagi siin platsil oldud. Nii et ära räägis millal? Mängul, ega ma trenni ei ole siin teinud. Ühtegi või? Kus see trenni tegite siis? Kalevis tegime ühega tegime mujal. Kas sa rahakotti kannatanud, et siin või seal mänge teha? Ei, meil ju... Ei. Sa ei saa aru praegu, sa ei jaga biiti, las ta jääb. Palun vabandust. Annan üks. Ülge möla. Ja Paane saab selle jälle palli kätte. Ja kohe otsitakse pikaga. See on nõus, on number 10. Tunneb, et meie poolikud ei lange piisalt, et siin kaitse jääb kohati jätta. Nad tunnevad, et on võimalus siin see 3. värav ära lüüa, aga samas nagu tagant nagu kannatab selle alt, et... Paane on jälle liiga madalale läinud. Seda ma ei tea, mis taktikat nad mängivad, aga siit praegu Soccernet tuleb pikki äärt ja Daniel võtab väga efektselt ära, mis ta on Norras õppinud. Jah, kuuldavasti siis Norra noortes mänginud kõvasti ja seal kõvasti õppus. Just pressib, aga kaitsemänge lööb selle palli. Hoidame siit Audi. Out väga hea koha pealt. Võiks ju kiiresti mängida, et... Miks? Ma ei tea, huvitav. Oma mehi pole seal, võiks sinna kiiresti mängida. Siis saaks ju vaadata, kas üksinda kahekest saavad hakkama. Robert läheb siis Auti viskama. Sinna paika niimoodi näitame ka kohtunikku.
kohtuniku nime tead? Ma vaatasin, mulle ausalt jäänud meelde. Ma umbes tean, kes nad on. Kohtunike poolt minust, aus partii jälle, mis siin ikka öelda. Ja kuidagi kartvalt mindi palli peale, et käed võimalikult keha ligi ja seljaga. Ja nüüd Pane minu arust võttis käega. Pane võttis käega. Käed lähevad juba siniseks. Nüüd on kuskil 5 minutit pluss lisaaeg on jäänud. Pakun jah, umbes 5 minutit. Seis on 2-1 Wolvesile. Esimene värav Steven Ilves ja teine värav Marvin Käige, kelle on siis täna ka debüütmäng. Stevenil siis 2 mängust 2 väravat praegu. Et vaatame, äkki tuleb veel. Täna veel on lootust. Siin 5 minutit. Ja ka eelmine mäng ju tema esimene värav pandi, tema võeti maha, pall veeres edasi ja vastased lihtsalt lükkasid oma väravasse selle. Tühja lükkas. Et ütleme, et tema assist. Aga kes vana asja meenutab seal silm peast välja? No, tänane päev on juba teine mäng. Pauk kirja mulle. Ja Pikaga jälle skone pall väga kaua on õhus, et tegelikult siin Pirital siin ranna juures on see. Alles olime Petter Pulideel ju, mis Piritas. No, see on liikuv kommentaator. Nii, Kabel kiirusega. Kaitsemänge kohta väga stabiilne kiirus. Karl-Erik. Kristen. Daniel. Praegu siin jäi väga napilt puudu. Kristen võitleb hästi. Olen Kristeni jalgi, saasin põntsu kirja, et tal on see jalg ikkagi hell. Ja praegu otsib ilusti läbisõiduga, proovib leida, aga teise liinina saame selle palli kätte. Tagant läbi Kivisto Kristenile. Kivisto. Aega nagu on, et praegu siin jookseb aeg Kabel. Mulsi kasuks ja väga hea nägemine. Ja praegu läbi söödule Ilvesele. Kas Ilves jookseb selle palli ära? Ei jookse, väravat tuleb vastu. Liiga palju lähevad need siin ette, et jah. Joh! Palli, kas nüüd toob kasti selle palli. Ja praegu lükatakse omale sinna lati alla ja sees. Ja sees praegu pannakse. Roberti tsendedus pannakse ilusti taha ristnurka. Kaitsemängid aitavad, võtavad Ilves eest ära selle palli. Robert siis lõi ja rikošetist, jah. See oli põhimõtteliselt, ma ei tea. Kuidas protokolli kirja pannakse? Kas siis oma vära... ei vaatan kohtunikust paabik, et oma väravana kirja muidugi, sest et löögiliigutus oli oma värava suunas. Aha. See ei olnud niimoodi, et ta keeras selja ja selja põrkest läks. Ei olnud. Okay, see oli tahtlik taha nurka löömine. Seis 3-1. Uued poisid löövad täna. Vaatan. Minu jaoks oli see oma värava autor ka uus, jah. Ja tuleb meil vahetus. Nii, kes meil välja läks? Rahnel läks välja, Rasmus Rahnel. Ta on oma võimalused täna saanud, täna ta kahjuks ei suutnud need väravapostide vahel panna. Ja Ilves on ka väljas. Rasmus Rahnel välja. Ja Ilves on ka väljas. Asemele Tamriko Õkva. Aunap. Ja Rasmus Rahneli asemel tuli Andres Aunap ja Steven Ilves asemel tuli Tamriko Õkva. Ja vahetused on tehtud kõik vist. Jah, Steven on juba nii palju jooksu saanud siin, et ei hakanud enam üle pingutama. Kahjuks 2 meest jäävad täna mängimata, sest et on lubatud ainult 5 vahetust. Heiki ja Vilmar siis siin kohal. Aga meil on niisugune poliitika, et täna ei saa mängu, järgmine mäng ehk 190 minutit. Sest et kvaliteeti nagu meestel on. Jah, et meil on ju selles mõttes, et konkurents on kõva igale positsioonile ja kas võtab ette, nagu tal kombeks on. Vahepeal võtab, vahepeal ei võta. Täna on see päev, kus ta ei julge niisama lihtsalt vastu võtta. Aga 3-1 mängu lõpuni on jäänud, arvatavasti juba lisaminutid jooksevad, ma kardan. Ja Romigi pall kergelt püüab selle palli ja viskab veel pikali ka profilaktika mõttes. Ma juba ootsin seda, millal ta selle asja ära teeb. Jälle pikk pall. Ütleme nii, et tal personaalne treener Margo Tarmo ütles, et viska pikali. Nii lõpp teha. Praegu siin saavad
Praegu üritati üle kaitseliini tõsta see pall, aga on näha, et jalgades on väsimus ka Sokerneti meestel. Käsi või mis oli? Ja. Käsi. Ja Tallinna vurustab siit selle palli jälle vesi nende Veskile. Ja. Aja Veskile. 3-1. 3-1 on seis. Lootsin siin pika peale, aga ei tulnud pikka. Pall äärele Robert. Kuule, päris külm on. Kuule, meil on Märjamaal sama kellaaeg umbes vähem. No, 18.00 vist. Rainis Ramo, kui sa seda laivi vaatad, siis ole hea. Et siis muuda aega. Me paneme oma Raiderisse kirja, et soovime päikselist ilma. Jah, päikselist ilma ja muuda. Ei aeglas olla tegelikult, et jõuame ka Jõgeva mängule ära käia ja autori. Mina nägin siin Peterburi maantele seda. Sa juba seal? Jaa. Ma olen Spiritul. Ma selle tõuksiga. Vin. Ja Kivisto võtab sinna oma aja jälle. Ja. Aega on. Rakvere meestel neil aega on. Elutempo on aeglane, mitte nagu siin pealinnas, et elutempo on nii kiire, et siin haiguslehel ei saa ja olla. Ja kõrval platsil jälle. Ja Kivisto saab seda head muru praegu katsuda. Oi. Maitseb. Mälub. Katsu muru ka. Mälub, vaata. Võta muru, hõng. Oi, näe, peaaegu katsus. Nüüd tuleb ja lööb ära. Tuleb seal. Reipal sammul. Väsimust ei paista silmis olevatki. Ta ütleb, et see on soendus tema jaoks. Paneme teise mängu otsa. Ja praegu. Nüüd tuleb ära seista see olukord. Paane. Mine, kuula Paanet, no. Paane üritas nüüd tühjad tsooni mängida, Aunab. Ei jõua siis. Ja teeb siukse taktilise vea, et ära plahvata ainult. Ma tean, nuppu ei tohi enam vajutada. Ja siin tulevad see videotehnikana mulle vahepeal teada, et pane heledamaks pilt, et õueski suppu pimedamaks, aga sul mingit nuppu ei ole siin, et seda tuult vähemaks saaks. Tuul on jahen, et paluks järgmine kord. Väga hea, täname. Saadame tervitused bussi, stuudiosse ja stuudiost tagasi. Stuudios on raudselt soe. Mis sealt võluvad? Ja penalt. Ja Romi nüüd läheb närvi. Ja penalt. Ja penalt siia mängu lõppu veel. Võeti maha või mis on? Käsi. Ja Romi saab siit kollase kaardi praegu seletamise eest täielikult puhtalt rääkimise pealt. Võttis kollase kaardi, kui ta nüüd selle penalti ära võtab, siis ta tühistab oma kollase kaardi. Uued FIFA reeglid. Jah, ussuge seda rolli. Meeskonna silmis ma mõtlen. Vaatame, mis siit tuleb, kas võtab ära või mitte. Ja penalt. No nii napilt kukkus. Ja 3-2 on seis, siin mäng võiks juba nagu ära vilistada. Kas tõesti jälle nüüd, et poole lõpus? Löödi üks ära. Jah. Nii, aga enam pole ka. Vilistagu ära ja lähme laiali ja tšauka-pauka ja 3 punkti siia ja lähme sõpradele laiali. Enne kui Romi teise kollase veel võtab, sest keda seda veel vaja on? Oh, issand. Margo järgmiseks mängus kohale tooma ennast. Ja Vile. Ja oligi järjekordselt Vilega. Nii, mäng tehtud. Siit siis 2-1 või 3-2, vabandust. 3-2 võit Sokerneti üle. Väravad esimene vara Steven Ilves, teine Marvin Käige ja kolmas oli oma värav. Roberti löögis siis. Mehed seal lähevad, viskab patsu üksteisele ja nii edasi. Järgmine mäng on meil peaks olema järgmine nädal laupäeval, kui tuleb külla Aruküla, minu andmete järgi. Ma pean üle veel vaatama selle asja. Tõmbame selle pildi siin laiaks ikkagi, näitame platsi. Aitäh vaatajad, ma vaatan üle selle kommentaari sektsiooni, et see skoori koha pealt ja siis auhinna koha pealt, kes võitis. Aitäh, Meelis sulle! Aitäh, Kert! Väga meeldiv oli siin Peterburi maanteel. Aitäh, Martin Grand ja
OMF filmistuudio jaga oma sündmust kogu maailmaga. Näed, ma näen siit numera, mis seal auto peal kirjas on. Ma ka. Tõmbame otsad tänaseks kokku. Tänaseks võiks kokku tõmmata, jah. Paari sõnaga äkki mängust. Mäng oli täitsa ilus oli vaadata kohe, et liigutasid, kõik asjad olid nagu pall liikus, värgid, olukordi tekitati. Oli olukordi, kus me ei löönud ära, kus oleks pidanud lööma, aga samas nagu lõpp ja kõik ja 3-2. Selge, tõmbame otsad kokku. Aitäh kõigile vaatajatele. Tulge tagasi meie lehele, visake like, subscribe, kõik, mis need suunamudjad ütlevad. Kui äkki siin pannakse veel kaamerasse pilt näitama, et siin Gutmann tuleb, kes siis sai vist vigastada täna. Ma ei tea, kas näidatakse muidugi. Gutmann kuras jalg. Aian öeldi, selge. Aga aitab küll, paneme selle laivi kinni ja näeme järgmine nädal. No see nädal veel Jõgeva Vulsi lehel ja Märjamaa kompanii lehel oleme olemas, aga järgmine nädal Tallinna Vulsi lehel ja peatuse kohtumisel. Millal see mäng on? Laupäeval? Kelle mäng? Tallinna Vulsi. Järgmine nädal laupäeval peaks olema. Laupäeval siis, eks siis laupäeval, kes vaatab, see vaatab. Kes vaatab, teeme auhinna mängu ja värki ja ilusat õhtut teile ja... Kena õhtut teile ja... Nägemist.